Alustan vast esimesest tunnistusest, kui mul sain seljanärvi põletiku sööks mitu kuud tagasi ja ma ei saanud liigutada. Ja küll oli valus kõndida, küll oli valus istuda ja ainult seista sai kuidagi. Ja palusin palveabi, läks nagu kergemaks, aga päris ära ei läinud. Ja siis oli vaja teha seda vabastusteenistust ja mõtlesin, kas ma ütlen Kairile ära, et ma ei tule, et ma ei saa olla kuidagi. Et ma ei saa kummardada ega midagi. Ja küsin, et Pühavaim, mis sina arvad? Ja Pühavaim ütles, et sa lähed, sa ei ütle midagi ära. Ma ütlesin, okei, lähen. Ja ei ütlen Kairile ka midagi. Mõtlesin, et äkki jääb nii palju ruumi, et me paletame enne ära. Et siis ma palun, et ta paneb käe peale ja palvetab mu eest, et ma saan kummardada. Ma ei saanud ju kummardada. Aga ei jäänud, sest inimene jäi natuke hiljaks ja meil ei jäänudki seda palveosadust. Ja hakkasime palvetama ja ütlesin, Jeesus, tule nüüd appi. Jõudsime selle koha peale, kus see inimene ütles, et tal on selg haige ja valutab ja on vaja seljas palvetada. Ja mul ka selg haige. Mõtlesin, Jeesus, tule nüüd appi, kuidas ma seal kummardan. Seisin juba püsti ja võtsin hoogu ja panin hambad risti, valuga kummardasin siis tema seljapea juurde ja hakkasin palvetama ja tunnen äkki nagu autoiste, kui sa istud autoistme peale, pannakse soojendus sisse. Hopaki pandi mulle soe tekk peale. Nii soe, et kohe niisugune hästi ja mõnus soojus. Ja ma ütlesin, Pühavaim, mis ma teen, kas ma palvetan edasi? Mis ma teen, et praegust paistab, et Jumal tegeleb minuga. Ta ütles, lase edasi. Ja lasin edasi ja lõppes see palve ära ja siis, nagu mul oli enne väga valus, ütlesin, et Pühavaim, et Jumal, tule appi, aita mul nüüd tõusta ka. Seal kummargil tema juures. Ja Pühavaim, see tõuse, sa oled terve. Ja ma tõusin ja mul ei olnud ühtegi seljavalu. Mitte ühte kuni tänase päevani. Nii et au Jumalale, et kui me teenime teisi, siis me saame ise kastetud.